Robin, tšau! Tšau! Sina oled 20-aastane noormees ja hetkel oleme me sinu omaenda kontoris. Millega sa tegeled? Siin on Socialbaasi kontoriruum. Siin me igapäevaselt töötame ja erinevaid reklaamkampaaniaid juhime. Kus ma ju tegelikult võib-olla alustasin, oli TikTok turundus ja selle kaudu tegelikult kogu see asi algas 3 aastat tagasi. Ja nüüd ongi päris korralik kliendibaas ja sellepärast ka kontor, et saaksime iga päev efektiivsemalt asja ajada. No palju teil siin kontoris siis töötajaid on? 1, 2, 3. 3 tükki? 3 tükki on täiskohaga. Kuidas siin rollid siis jaotuvad? Mida keegi teeb? Kõik on pudru ja kapsad, kõike teeme koos ja otsustame koos. Mis sinu kõige suuremad saavutused on siis? No ma arvan ikkagi mamma persoonibrändi loomine. Selle eest võitsime 2 Kuldmuna auhinda, mis on siis reklaamivaldkonnas väga suur tunnustus. Hei, mamma siin, tule minuga kaasa jõulud ETV-ga salvestusele. Kõigepealt outfit selga, põhjapõdra särk ja siin... Sinu vanaema on siis mamma ikooniline persoon sotsiaalmeedias. Juhtus nii ja ega ma alguses ei arvanud tegelikult, et see nii läheb. Mammaga me oleme alati lähedased, muide ise kutsungi teda mammaks, sellest ka nimi sündis, aga ei osanud arvata, et ta siuke staar kujuneb. Kuidas mammaga videote tegemine ette näeb? Sujub teil koostöö ladusalt? Sujub väga ladusalt ja mind on ka üllatanud. Mamma on kõigega alati nõus. Oli see siis meil oli Woltiga koos oli koostöö. Ta oli nõus elektritõukerattaga sõitma, olgu see siis ma ei tea, mingi Viking Line'iga koostöö, kus ta pidi seal laeva peal igasugu nalja tegema. Ta on alati kõigega nõus ja talle endale pakub nagu nalja pigem, et jah, siuksed probleemsed kohti meil polegi ette. Ei ole tülli läinud, et üks läheb koju moosi keetma ja teine tuleb siia kontorisse? Ei, no ta on ikkagi vanaema ju lõpuks on ju, et teda nagu väga miski ei heiduta ja ega ta väga närvi ka ei lähe. Ta on väga rahulik ja pigem on see, et kui pikk päev on olnud, siis me vist oleme võib-olla väsinud, aga enam meil väga pikad võttepäevad ei ole, et saame kõik päris efektiivselt tehtud. Kellega sa veel koostööd teinud oled? Mis su sellised meeldejäävamad kogemused on? Hetkel meil on Baltimaa turg, Sportland, Volt, Maissusi, Chopsticks, Vapiano, kes iganes, Lõunakeskus loomulikult on ju, et list on... Pikk ja lõputu. Noh, nii ja naa. Vaatajad näevad TikTokis 1-minutilist väikest videot. Kui palju aega sellise video alla tegelikult läheb? No selles mõttes need siuksed ideerünnaku päevad on meil ikkagi kõige mahukamad, et hea skript ja kontseptsiooni nagu väljamõtlemine paneb alus ikkagi sellele videole, et see on siuke kõige mahukam protsess ja filmimine on juba pigem kiirem, sest eeltöö on tehtud. Kas sul on mingeid soovitusi meie noortele vaatajatele, et kui nemad sooviksid ka tulevikus sotsiaalmeediaga või näiteks TikTokiga raha teenida, et kus nad üldse alustama peaksid ja kas see on üldse võimalik? No selles mõttes, kui vanust juba on, võib mulle kirjutada, et loomulikult kuulaks ja vaataks ja loovad ideed on nagu alati meie tiimist teretulnud. Aga ega muud tegelikult ei olegi ju, noored on väga kursis täna sotsiaalmeediaga ja millist sisu tuleb luua, et ma arvan, see ei ole nagu keeruline koht enamikele ja tuleb lihtsalt alustada. Mida sa selle töö puhul kõige rohkem naudid? Loovust, kindlasti. Ja siukene superkangelase tunne on, kui sul ikka saad mingi ülisuure idee ellu viia ja sa näed, kui palju inimesi see tegelikult mõjutab või kui palju see meediasse näiteks jõuab. Näiteks mamma puhul 100 000 inimesi, kelleni need videod on jõudnud ja mamma tänaseni ta ei saa välja minna toast nii, et keegi tuleks temaga nagu rääkima. Isegi kui ta oma väikeses seal linnakeses, ma nime maini, läheb poodi, alati tullakse rääkima ja temal on väga suur positiivne mõju olnud nagu Eesti noortele ja ma tunnen selle üle uhkust. Mega vinge, Robin. Minu arvates on see väga äge, et sa nii noorelt juba nii vingeid asju teed, nii et palju edu ja jõudu sulle. Aitäh, Anu.